Tere õhtust! Tere õhtust! Meil on hea meel tervitada teid siit Pärnust, Vallikäärust, kus nüüd ametlikult Pärnust on saanud suvepealinn. Meil on täna hulga lahedaid ja huvitavaid inimesi, kes tulevad meil otse-eetrist siia saatekülalisteks. Me räägime Weekend festivalist ja loomulikult on ka muusikat ning seiklusi koos Katriniga. Nimelt käisime siis ja tegime ringi Pärnu maakonnale ja see tuleb kindlasti väga-väga põnev. Saate lõppu me paneme käima ühe korraliku showga, et siis Pärnu suvi 2017 saaks ilusti ja mõnusalt alguse. Aga Meelis, tegelikult me ei ole täna siin sinuga kahekesi, lisaks muidugi meie kõikidele ägedatele stuudiokülalistele on meil siin ka täna Kairit Tuhkanen, kes valmistab tervislikke stekke. Ja, mul on ülimalt hea meel olla inimese kõrval, kes on nii saatejuht kui ka muusik, kui ka laulja, kui ka artist ja meigi kunstnik ja sul on 100 ametit, aga täna, miskipärast oled sa täna siin kokka ametis, räägi miks? Tegelikult sellepärast, et täna algab ju Pärnu suvi ja mina olen Pärnu tüdruk ja kui ma käin Pärnus ja puhkan, siis mulle tohutult meeldib süüa teha. Ja minu selline enda hellitamise koht on Pärnu taluturg, et kui ma sealt Pärnu keskusest läbi lähen, valin endale sellised kõige maitsvamad tooted ja raha pealt ma kokku ei hoia antud momendil, siis ma teengi selliseid väikseid pikniku väljasõite ja ma mõtlesin, et ma jagan täna teiega siis oma neid mõtteid, et kuidas väga lihtsatest ja vähestest asjadest saab väga rikkaliku piknikulaua teha. Väga tore, ühesõnaga meile meeldib Eestimaa enda toode. Loomulikult mulle meeldib Eestimaa enda toode, kuigi ta on kohati veidi kallim ja alati näiteks praegusel ajal veel ei ole paljud asjad ka valmis. Kirstomatid näiteks ei olnud valmis, et ma need kusagilt muust poest leidsin, aga see ei olegi ju tähtis. Tähtis on see, et mõte loeb, meil tuleb lahe pikniku ideesid saate lõpuks välja ja ma loodan, et kõik läheb hästi. Ma saan aru, et nüüd umbes 45 minutit sa hakkad siin nüüd mõtlema, et mida teha ja kuidas teha ja siis loomulikult tuleb sellest üks vahva selline laud, ma oletan, lõppude lõpuks me saame seda ka maitsta. Meelis, ausalt. Ma ei tea, mis siit välja tuleb. See veelgi parem. Aga tulemas on ju Jaanid ja artistid esinevad üle Eesti. Räägi, kus siin näeb? Tegelikult tõesti mul üks suur esinemine on, see on 23. juunil Haapsalus Jaanitulel seal Lossi Varemetes. Aga ma rõhutan, Meelis, kui sa enne lugesid ette minu tiitleid erinevaid ja oskusi, tegelikult laulja ametist ma hakkan vaikselt pensionile jääma. Nii et neid avalikke üritusi on väga vähe, kus mind veel näha saab. Nii et kellel Jaani laupäevaks midagi plaanis pole, siis tulge Haapsallu. Nii et sellel reedel näeb Kairitit siis, ütleme niimoodi, et väga suure showga. Väga suure, tohutu. Meile meeldib tohutud showd, nii et tulge kõik Haapsalu Jaanitulele. Aga hakkan süüa tegema. Tore, ma jätan sind siia askeldama ja jätkame. Aga nüüd vaatamegi, kuidas Pärnust sai ametlikult suvepealinn. Aga nüüd, head sõbrad, tänase õhtu võiks öelda täht sündmus. Palume lavale kõikide Eesti pealinnade esindajad. Ja sealt nad tulevad. Pealinn Tallinn, kevadpealinn Türi, sügispealinn Otepää, Narva, talvepealinn Otepää ja suvepealinn Pärnu. Ja kõik on tulnud tunnistama seda hetke, kus suvepealinnaks saab Pärnu. Kõigepealt saab sõna Türi vallavolikogu esimees härra Andrus Eensoo ja sulle üks küsimus. Räägi, kuidas Türi kevadpealinna ametis hakkama sai? Tere õhtust kõigile. Türi on hoidnud au, hoole ja armastusega seda valitsussaua ja meie kevad on olnud väga ilus, väga tegude rohke, väga sündmuste rohke. Me anname selle tagastama õieti Tallinnale selle saua ja loodame, et ta ei nõua Pärnult vähemat kui ilusat ja päikselist suve. Palun.
Ja sõna saab Tallinna abilinnapea härra Taavi Aas. Head pealinnad, head pärnakad. Türil sellel aastal võttis rolli sisseelamine mõnevõrra aega, aga lõpuks sai Türi hakkama, kevad tuli ja ka päike tuli. Pärnuga on nii, et Pärnul paraku aega ei ole. Jaanipäev on tulemas. Kõik eestimaalased ootavad päikest, ootavad suve selleks ajaks. Nii et soovin Pärnule kiiret pealehakkamist ja palju-palju päikest. Ja ühtlasi annan üle tunnistuse, et Pärnu on suve pealinn. Head pärnakad, head külalised, lugupeetud teemapealinnade esindajad. 9 pikka kuud oleme oodanud sooja ja päikest. Nüüd kevadpealinna andis üle selle valitsemise saua ja kevad on olnud nii ja naa. Aga Pärnu on valmis. Täna on ka päike väljas ja kui 12 tundi tagasi hakkas suvi, siis ma usun, et homsest vähemalt on Pärnu tõeline suvepealinn ja meil on hea meel tervitada kõiki pärnakaid ja Pärnu sõpru siin Pärnus, pakkuda neile mõnusat rannaliiva, mõnusaid parke, ilusat jalutamist ja nautimist meie kaunis kodulinnas Pärnus. Elagu Pärnu suvi, ma usun, et päike jääb paistma, ilusat päikselist suve teile kõigile. Pärnu suvi on avatud. Suur tänu kõikidele. Nüüd on mul hea meel tervitada siin Pärnu suvestuudios tänase päeva tõelist 3 musketäri. Tallinna tegevlinnapead Taavi Aasa, Pärnu linnapead Romek Kosenkraaniust ja Türi vallavolikogu esimeest Andres Eensaad. Härrased, räägime nüüd, kuidas tegelikult selle tõrviku teekond käis, et miks oli vaja vahepeal tõrvikuga minna näiteks Tallinnasse, kui tegelikult on ka otsetee Türilt Pärnusse. Kuidas see teekond tegelikult käis, et mängime selle? Mängime nüüd välja, kuidas see nüüd päriselt käib? Et alguses oli see siis Türi käes, panite põlema? Me panime põlema, see on veel antud hoiule valitsemisajaks, mida me siis austusega, hoolega ja armastusega hoiame, et ilus kevad oleks ja siis anname tagasi ta Tallinnale, et siis Tallinn siis vaatab, kas ta usaldab Pärnut, kas ta saab ilusa ilma ja annab siis edasi. Kas vahepeal Tallinn ütleb, et aitäh, jah, et Türil oli kõik väga hästi? Tallinn ikka kontrollib ja Tallinn kiidab ikka heaks. Nii, edasi anti siis Tallinna kätte. Ja see traditsioon on ju sellest alguse saanud, et tõesti kõigepealt Tallinn tõi 21 aastat tagasi selle traditsiooni Pärnusse. Pärnu oli meil esimene suvepealinn ja sellest ajast on jäänud selline traditsioon, et meil on erinevatel aastaaegadel pealinnad, aga kui need aastaajad vahetuvad ja pealinnad vahetuvad, siis korraks tuleb see tõrvik või sau Tallinna kätte tagasi ja Tallinn siis teeb kokkuvõtte, kuidas läks eelmisel perioodil ja annab selle edasi järgmisele soovides, et järgmisel perioodil läheks kõik hästi. Jah, ja Pärnu on 21 aastat seda vastu võtnud ja kenasti seda suvepealinna tiiklit kandnud. Tegelikult see on ju see traditsioon juba eelmisest vabariigi ajast, kui Pärnu oli lausa ametlikult suvepealinn ja ka nüüd on ametlikult suvepealinn, sest Tallinn annab ju meile selle pidulikult üle ja me tõotame siis kõigil ilusat suve ja kutsume Pärnusse külla. Ja lõppude lõpuks läheb see siis edasi. Lõpuks jõuab ka suve stuudiosse ametlikult siin Pärnus. Aga kuna siin 3 tähtsat härrasmeest täna meil stuudios külas on, et rääkige palun, et millised on siis teie linnade suurimad viimase aja kordaminekud? Alustame Pärnust.
No kindlasti peab ära mainima, et meil rannaalad on tublisti laienenud, suurenenud, me oleme hulka alasid saanud korda teha. Samuti kesklinn muutub, et väga palju uusi ehitusi on ja näiteks ka praegu ehitatakse uut bussijaama meil ja mitmeid ärihooneid. Tuleb täiesti uued bussid tulevad kohe siin nädala pärast meil liinile uus piletisüsteem. Ka ühistransport üldse muutub Pärnu linnast nagu mugavamaks ja et neid tegelikult on väga palju ja suvel loomulikult on kõik traditsioonilised suveüritused, festivalid, mida külastada ja seetõttu on põhjust kindlasti Pärnu tulla ja vaadata, et mis siin toimub. Ja loomulikult ootame kõiki suvepealinna Pärnusse, aga nüüd pöördume Tallinna poole. Noh, Tallinnas täpselt samamoodi suur rõhk on ühistranspordil, et päris palju on meil muutumas. On tulnud uut veeremit, just täna öösse jõudis kohale esimene Tšehhimaal rekonstrueeritud tramm ja loomulikult on trammiliinid veel uuenemas, aga võib-olla sellistest kõige viimasest uudisest, ma arvan, mis meie enda jaoks tundub hästi positiivne, on see, et Tallinnas saavad 1. septembrist ka lasteaialapsed ja gümnaasiumiõpilased tasuta süüa. Nii et ma arvan, see on väga suur muutus, aga kui me tuleme Tallinna suve juurde, siis kindlasti kohe-kohe on tulemas meil laulupidu ja kindlasti kutsun kõiki vahepeal ka Pärnust Tallinnasse suvel, sellepärast et lisaks siis laulupeole on ka Tallinnas sellel aastal suured merepäevad ja mis tõesti üle 25 aasta toob meile suured purjekad, pealt 50 suure purjelaeva ja see on tõesti teist korda üle 25 aasta, nii et ma arvan, et see on sündmus, mida tasub vaatama tulla. Absoluutselt, merepäevad on kindlasti tulemas see aasta suuremad kui kunagi varem, aga mida on ette näidata siis kevadpealinnal Türil? Ka Türil on praegult hoogsas arengus. Meil on planeeritud uue võimla ehitus, võib-olla jõuame isegi sügisel juba koppa lüüa maasse, uued tervisekeskus on loodud ja me oleme tegelikult väga rahulikud oma arengut teinud ja oleme nii sümpaatsed olnud, et me oleme jätkuvalt Järvamaa suurim omavalitsus. Oleme isegi killukese Raplamaalt endale rebinud kärust. Ja selles mõttes jätkame ikkagi senisel tasakaalukal kursil. Ma jätkan nüüd vähekene suvistemal teemadel, et Taavi Aas ja Andrus Eensoo, käite ise ka Pärnus, olete siin kindlasti leidnud endale meeliskohad, oskate öelda, et kus võib teid puhkamas näha või mida soovitate? No mina tegelikult pean tunnistama, et ma olen suvel Pärnusse suhteliselt vähe sattunud, aga see aasta saab olema erand. Ma päris varsti tulen Pärnusse puhkama ja loodan, et sellel ajal Pärnu hoiab suvepealinna tiitlit hästi, et on tõesti seda ilma ja tasub tulla. Vaatasin ennustust ja tegelikult paistab sinnapoole, et läheb paremaks, et tasub siia tulla tõesti. Aga tegelikult on nii, et selle koha, kus ma olen, selle ma jätan enda teada. Pärnu on nii fantastiline koht, siin on nii head toredad veepargid, et väikestele lastele ma ütleks, et mitte suvel, vaid terve aasta ringselt käime kogu aeg siin. Aga neid on nii palju, et eraldi ei tooks ühtegi välja. Ma arvan, et Pärnu linnapea Romek oskab kõige paremini siis selle ülevaate teha, et mis siis tegelikult siin Pärnus teha saab ja... No nagu eelpool juba kõnelejad ütlesid, tegelikult meil tõesti on 8 spaad on Pärnus ja suurepärased spaad, et kui ilma ei ole, siis saab alati spaas puhata. Ja meil on plaanis ka uus ujula ehitada ja praegu see ettevalmistused käivad, et saab ka ujulasse minna järgmine suvi, see suvi veel mitte, aga on Lottemaa, kuhu lastega saab minna. On jõeääred on korda tehtud, et saab jalutamas jalgrattaga linna avastama minna, sportima. Näiteks eelmine suvi avasime uue rannastaadioni, väga moodne, ilus, vist ainulaatne, et nii mere ääres ma ei teagi, et kus on staadioni ja loomulikult on kõik need kergliiklusteed, et ka sellel aastal alustame näiteks Lottemaale uue kergliiklustee ehitust ja tegelikult see kergliiklusteede võrgustik on meil täna juba ligi 60 kilomeetrit ja see aina kasvab. Ja selliseid avastada Pärnus kas vanalinna või sõita veidi kaugemale ka linnast välja, sest meil on 2 suurepärast golfiväljakut, on nii Audro pool kui ka siis Tahkuranna pool.
kuhu siis välja sõita ja nautida. Audrusse saab juba, on kergliiklustee täitsa olemas, et ei pea autoga minema, saabki seal väikese lõõgastava veinigi teha ja golfi mängida. Nii et siin on hästi palju ja kes ei viitsi mitte midagi teha. Sellel on loomulikult rannaliivale lina maha ja pikali, sest meri läheb väga kähku soojaks. Siin sellelgi nädalavahetusel oli üle 20 kraadi olnud, et lausa 21 kraadi vahepeal. Nii et igaüks leiab ja kes tõesti ära väsib, siis on ju ka siin istume selliste kenade vanade puude all, et meil on sellised ja loomulikult Pärnu rand ka, kus tegelikult tipptunni ajal räägitakse, et on ju mitukümmend tuhat inimest, kus toimuvad erinevad üritused, nii meelelahutus kui ka spordiüritused. Ja ka meie käisime suvestuudioga, külastasime mitte ainult Pärnu randa, vaid leidsime ka veel 2 väga fantastilist ja ilusat randa. Nüüd me lähmegi ja vaatame need rannad ka üle. Aitäh! Aitäh! Ja suvestuudio on nüüd jõudnud ühe ilusama Pärnumaa ranna juurde. See on Valge rand. Juhuu, siin me oleme. Siin me oleme ja meil on hea ja miks me siin oleme on sellepärast, et tulime, et ka teile näidata, et kui te olete Pärnus, siis mitte ainult Pärnu rand ei ole see koht, kus päikest võtta. Tundub, et siin on selline ilus ja rahulik rand. Kuidas sulle tundub? Ja mulle tundub ka, et see vaade on ikka mega super. Ja mis mulle tegelikult selliste randade puhul meeldib, on see, et siin ei ole nagu 10 000 inimesi. Et või tahad tulla vaata väheke sellisesse privaatsemasse kohta, siis mulle tundub, et see koht on siin Pärnus selline, kus võib tulla ja avasta. Nõus, tulge avastage Valge randa. Valge randa, tulge. Ja nüüd me oleme Eesti kõige lõunapoolsemas otsas, me oleme Kabli rannas. Ja siin on alati kõige soojem, siin rannas on alati kõige soojem ka vesi. Ja siin juba nõukaajal ja vana Eesti ajal käisid kõige prominentsemad inimesed päevitamas ja nagu näha, siis praegu ka siin nagu ruumi veel on, 2 inimest ujub ja meie oleme ka siin. Nii et tegelikult tundub, et suvel tasub ka Kabli randa külastada kindlasti. Ja, Kabli rannas toimub alati midagi. Ma tean, et siin on mingid rannapeod olid siin, siis siin on Kabli päikeseloojangu festival. Kõik need korraldajad, kes siin korraldavad seda lahedat üritust, seda päikeseloojangu festivali, on selle ikkagi päris suureks teinud, et see kava on nagu võib näha siin, et lehitseda veel mitu ringi niimoodi käia. Aga mis ma tahtsin veel öelda, siin samas ligidal on tegelikult ka Häädemeeste ja Häädemeeste on selle poolest tuntud, et tulnukad, siin võib näha rohelisi mehikesi, nii et kui te tahate osa saada millegist teistsugusest, kes on ikka näinud tulnuka filmi, siis need rohelised mehikesed just siin käivadki peesitamas. Nad võivad vabalt olla praegu siin kuskil metsatuka taga. Ühesõnaga tasub kindlasti tulla siia Kabli randa, sest siin toimub kogu aeg midagi. Ja kui ei toimu, siis saate nautida lihtsalt seda vaadet ja seda mõnusat õhku. Tulnukas, appi! Baltikumi suurim elektroonilise tantsumuusika festival Weekend Festival Baltic toob siia kohale taas meeletuid artiste ja räägitakse, et 3 päevaga võib siin lausa 85 000 inimest läbi käia. See on Pärnumaa ja üleüldse Eestimaa kõige suurem üritus, kus olla ja kogu selle suure ürituse taga on üks väga-väga oluline inimene. Tere, Gunnar Viise. Tere! On hea meel, et sa oled nüüd meiega siin ja jagad natukene informatsiooni, aga olen kuulnud ka, et sina oled olnud ka väga suur rockmuusikasõber ja korraldanud raskema muusikuüritusi. Kas kui sõbrad kuulsid, et nii, Gunnar, mis nüüd toimub? Nüüd järsku on selline tantsumuusika, et kuidas sa saad ja kuidas see üldse läks nii? Ma olen rockifänn, olen siiamaani. Et ega töö on töö. Selles mõttes, et ega kas sa nüüd korraldad rockiüritust, korraldad sa popmuusikaüritust, kõik need faktorid on samad. Lava on vaja, publikut on vaja, turvasid on vaja, heli on vaja, valgust on vaja. Lihtsalt on väikesed teised nüansid, et kuidas publikuni jõuda, eks. Aga sõpradel ei olnud niimoodi, et kuule. Ei tead, võib-olla mõni siuke sõber, kes on niimoodi veitsa nagu kaugemaks jäänud, see on küll tundnud küsinud, et kuule, kas sa enam nagu rocki ei kuula. Aga need, kes nagu tõsimeeli ikka nagu tunnevad, et ega need ei. Aga muidugi ma tahaks paar täpsustust öelda su sissejuhataja jutu kohta. Me oleme lausa Baltikumi suurem festival, mitte ainult Eesti. Ja tänavuse line-upi kohta võib kindlasti väita, et see ei ole enam tantsumuusika. See on täiesti ainult popmuusikafestival. Tantsumuusika läinud popmuusikaks.
Ja mina tean, et Weekend on täiesti fenomenaalne üritus, kuhu ma kahjuks ka see aasta ise ei jõua, aga väga tahaks tulla, kuna sinna tuleb kümneid ja kümneid tuhandeid inimesi. Kuidas te tagate turvalisuse ja tegelikult kui suur on see meeskond, kes korraldab sellist üritust? Võtame siis ükshaaval küsimuse teine. Meeskond meil aasta läbi on 5 inimest äkki, kes aasta läbi teevad. Aga mida aeg ligemale tuleb, et siis ta hakkab paisuma ja festivali päevadel, ma ei tea, kõik baari personalid, kõik asjad, see on kuskil 1500 inimest. Meeletu. See on ikka päris palju, aga mis nüüd see turvalisus puudutab, siis me oleme kõik aastad teinud koostööd turvafirmaga Meeskond ja ma julgen väita, et Meeskond on kõige professionaalsem ürituste turva ja üleüldse Eestis. Sest nad tunnevad, sisuliselt nad ainult üritusi teevadki. Nad tunnevad inimeste psühholoogiat, nad teavad, kuidas inimesed sellistes olukordades käituvad, nad teavad, millele meie tähelepanu juhtida, et kui me siin suhtleme politseiga, me suhtleme Päästeametiga, et kõiki neid nüansse arvesse võtta ja ma ütleks, et Meeskond on sellest väga hea partner. Artiste on meeletult palju ja juba on meedias läbi käinud, et summad ületavad seal 2 miljonit. Kes on need top 3 kõige kallimad näod, keda siis tänavu Eestisse tuuakse? No praegu kindlasti kõige kallim, ma usun, on meil, sa tead isegi, et Chainsmokers. Et praeguse hetke ikkagi maailma popmuusika tipp on reaalselt Eestis. Ja ma arvan, et kui me oleks neid hakanud puukima nüüd kuu tagasi, siis see meie eelarve oleks kordades veel suurem, aga õnneks sai see, ütleme, Chainsmokers sai ikkagi nagu ära puugitud juba tükk aega tagasi. Et siis hakkas rahakott veel peale. See oli ka artist, keda kõik ootasid? No jah, võiks öelda küll niimoodi, jah. Kas lisaks, ja kes on teine ja kolmas veel? Tead, ma isegi jään sulle vastuse võlgu niimoodi, ega ma ei ole seda tabelit niimoodi näpu järg ajad, kes meil nagu kõige kallimad on, aga ma arvan... Palju üldse neid artiste läbi käib? Tänavu on meil natuke üle 60 neid. Aga ma arvan, et meil see esimene ots ongi seal Chainsmokers, äkki Puuren ja Kärriks või? Võiks see top 3 olla. Anname nüüd sulle isiklikult 30 sekundit. Sa saad promoda oma üritust nii palju, kui sa suudad. Anna ka tuld. Kuidas sa meeldad, Rahv? Miks me peaksime tulema Weekend festivalile? No sina tead küll, miks sa peaksid tulema, sa oled käinud. Ma olen niikuinii kohal. Jah, just sina oled niikuinii kohal. Sina oled varsti lava peal seal. Ma loodan, Aga ma usun, et kõige professionaalsem, kõige suurem, kõige kallim, kõige rahvarohkem, kõige aktuaalsema line-upiga, mis tänasel päeval üldse popmuusikast on võimalik võtta, kõige parem ja isegi me siin oleme vaadanud, mis festivali veel mujal toimumas on ja me julgeme ka väita, et me oleme kõige suurem rannafestival Põhja-Euroopas. See on fantastiline üritus ja iga inimene, kes vähegi suudab ja kes vähegi mõtleb selle peale, et kuskil peab olema, siis Weekend festivalil peab olema. See koht, kus olla, nii et aitäh, Gunnar, stuudiosse tulemast, aga meil on nüüd, Meelis, aeg sinuga jätkata oma seikluseid Pärnumaal. Ja me käisime Tahkurannas ja me käisime ka Toris ja vaatasime, mis siis seal toimub ning järgmine videoseiklus juhatabki meid just sinna. Ja tänaseks linnaelust aitab. Me oleme tulnud farmi ja vaatame, kuidas läheb maaelu. Meelis, kus sa oled? Siin olen, me oleme nüüd Tahkurannas ehk siis Pärnumaa kõige suurima Astelpaju põllu peal ja siin on Sellaperri Astelpaju joogid juba meil valmis, kohe hakkame neid ka jooma. Kats nii kaua läheb, sõidab, teeme tiiru peale, vaatame, kui palju siin tegelikult seda Astelpaju on. Räägitakse, et siin on 25 hektarit, seda on mega palju. Kats ka gaasi juurde. Jaa, kusjuures ma pole eluses kunagi traktoriga sõitnud, mega äge on. Ma arvan, et me võiksime sellega linna tagasi sõita. Ma arvan ka, et teeks ühe tiiru peale, äkki läheme randa või? Jaa. Korjaks rahvast ka veel peale. Korjame rahva peale, aga ennem lähme vaatame, kuidas siis need astelpajud kasvavad. Jaa, lähme. Gaasi. Sellaperri teeb siis selliseid väga huvitavaid jooke, kus juures koostöös Polliga ja
ja siis koos teadlastega tehakse siis, aretatakse välja reaalses õigetes laborites astelpojook, et säilitada siis kõikvõimalikud need vitamiinid ja kusjuures siin sees on üldse astelpojus on 200 erinevat vitamiini, A, B, C, D, kõik asjad on, seal on isegi sinu lemmik B12. On jah? See on väga minu lemmik. Nii et kõik need, kes on vähekene veganimad, on ju, või siis kes on nagu taimetoitlased, siis nemad saavad siit sellist väga õiget kraami ka kätte. Aga üleüldiselt mina olen juba 3 aastat joonud seda astelpojumahla. 3 aastat juba? Ja tervis on hea. Kuidas maitseb? Ülihea on, tõesti mega hea on. Siuke värske, tõsine energiapomm. Ei ole vaja tarbida mingi kohvi ega mingi energiajooki, lihtsalt tarbige astelpoju. Ja nüüd me suundume siis siia põldude vahele. Siin kasvavad siis need astelpoju puud erinevates kõrgustes, nagu näete, mõni on isegi lausa seal pihlaka puu kõrguna, on ju. Mis seal ikka? Nautige imelist Eestimaa suve ja jooge naturaalset Eestimaa astelpojumahla. Ja suvestuudio on jõudnud järgmisesse väga huvitavasse kohta. Siin Pärnumaal leidub neid nagu ainult 5 või 2 või 3 või 4 sõrme peal. Ja nüüd me oleme siis Soomaa, kanuumatka ja saunakeskuse maal. Jah, saunakeskuse maal. Et siin saab nii saunatada kui ka kanuutada, kui ka ööbida, telkida ja nagu näha, seal kaugemal ongi kohe näha juba mingi saunaken on seal, kanuud on seal, ootavad meid. Ja kohe lähme peremeeste ja perenaistega siis siin kanuutama. Oled valmis? Kuule, mina olen väga valmis, aga kui kauaks me seda kanuumatka lähme siis tegema? Ma kuulsin, et siis saab 3-päevaseid matkasid teha, et mis võtame 3-päevaseid. No, hakka minema. Siis 3 päeva oleme ära kuskil. Ma kuulsin, et vahepeal süüakse ja juuaks ainult kanuu peal. Hommikust õhtul et kanuu peal sõuad ja siis sööd ja jood. Ja siis õhtul saad jälle mandri peale, siis otsitakse mingi koht, kus tehakse lõkke, siis saad telkida. Aga meile ju sobib, meil on hea just suvestuudios alati. Kanuu peal veel parem. Aga lähme siis kanuutama. Kuule, aga lähme. Davai, let's go. Nii, oleme valmis igal juhul. Siin kõige levinum on 14 kilomeetrine. Kat, sa oled valmis või? Mina olen valmis, sellepärast ma treenin ju siin Võhandu maratoniks. Ma olen alati valmis. Kuule, sa pead tüürima, Meelis. Ja sinu ülesanne on see, et me saaksime õiges suunas sõita. Ma tean. Mul on sellega vähekene probleeme, sellepärast ma ei ole eriti nagu niimoodi tüürinud, et mulle tundub, et sa teed eespool valet tööd. Vastu töötan või? Ja vastu töötad. Ära seleta. Aga tundub, et nüüd läheb. Tõmba. Ma tõmban täiega. Tubli, näe, tubli. Noh? Läheb. Kuule, sa oled esimest korda kanuus, Meelis. 2 ja meri on... Meri jääb, meri olema. Mega lahe, üliilus ja ma räägin Võhandu maratoniks täiega valmis. Mina tegin siiski tunni ajaga, Meelisel läks 7, nii et pole hullu. Jah, mulle meeldis ka ja ma arvan, et tulen ja naudin seda kindlasti siin veel kord, sellepärast, et jäi väheks 7 tundi. Tahaks ikka selle 3-päevase variandi ära teha. Ja ma arvan, et see 3-päevane variant oleks selle suve teema. Oleks jah? No aga siis pole midagi muud, kui tuleb ära teha. Davai, teeb ära. Davai, teeb ära. Ja nüüd mul on hea meel tervitada siin suvestuudios meie järgmiseid külalisi, kelleks on majandusminister Kadri Simson ning Pärnu võrkpalliklubi peatreener Avo Keel. Tere õhtust! Tere õhtust! Kadri, teie olete kindlasti tänase saate väga õige külaline, sest te olete põline Pärnu inimene. Kadri, mis teile Pärnu juures kõige rohkem meeldib? Kõik. Mulle tegelikult Pärnu juures meeldib kõik, et ma arvan, et praegu algas see hooaeg, kus kõigi Eesti inimeste teed toovad mingil hetkel Pärnusse. Aga Pärnus on nii mõndagi teha ka sellel ajal, kui suve ei ole. Ja ma arvan, et Pärnu on parajalt suur linn, kus elada on hea ja parajalt väike linn, kus sa saad teha, mida tahad. Aga mida saaks Pärnus veel paremaks muuta? Pole asja, mida ei saaks paremaks muuta, et Pärnu on kena linn, aga tema hea korraga saaks kindlasti nii palju kui enamat teha. Ja ka seda, et linn ei oleks rahvast täis ainult 2,5 suvekuul, vaid pikemaltki. Aga teilt kui majandus- ja ikkagi taristuministrilt võiks küsida, et milliseid investeeringuid taristuinvesteeringute raames Pärnumaale tulevad?
No Pärnu puhul ongi ju olnud huvitav see, et siit liigub läbi väga palju rahvusvahelist kaubavedu. Et Pärnu maanteel on rekasid rohkem kui näiteks Narva suunal või Tartu suunal, aga ometi teed ei ole just esmaklassilised. Et ma arvan, et kõik inimesed saavad aru, et Pärnu väärib ka 2+2 maanteesid. Ja pärnakate endi jaoks lisaks äsja otsustatud Rail Balticule ja oli tähtis see, et siia tuleks Rail Balticu peatus, on paljudele tähtis ka lennujaam, et lennujaam toob teistsuguseid turiste tulevikus. Kadri, ma küsiks sinult ka ühe päevakajalise küsimuse, et teile selgus see, et ärimees Urmas Sõõrumaa on kandideerimas ka siis sügistel valimistel, et kuidas siis suhtute uude konkurenti? Ma arvan, et valimistele tulevad väga paljud inimesed sellise osalemisrõõmuga, umbes nii, nagu mina käin rahvaspordiüritustel. Et ega osavõtt on kõigile vaba, aga valimistel tuleb ka teatavast sellisest kündisest üle tulla. Ja osalemine ei tähenda veel seda, et peale valimispäeva iga nimekiri leiaks oma esindajad volikogust. Kadri, mina olen kuulnud, et te olete väga suur spordisõber ja olete ka koju medaleid toonud. Millise spordiala peal te praegu sina peal olete? No ma olen küll suur spordisõber, aga Aavo minu vasakul käel on kindlasti väga palju suurem spordisõber. Et minu medalid viimasel ajal on osaleja medalid rahvaspordiüritustelt. Seegi. Aavo, minu küsimus on nüüd selline, et kui te mängite võrkpalli, teie küll treenerina, aga ise ka loobite palli ja kas suvel nüüd, kui rannavolle on väga populaarne, kas ise ka käite rannas seda mängimas või meeskond, kuidas selle mänguga on? No meeskond käib kindlasti ennast vormis hoidmas suvel liiva peal, aga ma olen niisugune vaatleja rollis, nagu treener olema peab. Kas te ise ei lähe vahepeal palli me lööma? Ma arvan, et ma olen nii palju pallinud ja löönud seda, et ma tõesti praegu nagu veel ei taha. Aga paljud saatevaatajad kindlasti ei tea, mis vahe on siis ranna ja võrkpallil? No kõige lihtsam vastus, rannas mängitakse rannavõrkpalli 2-2 vastu ja saalis on siis 6-6 vastu ja siis, kui on pime väljas ja lund sajab, et siis mängime saalis. Kuidas spordiga üleüldse siin Pärnumaal on, et on ta kasvavas joones või? No, mis ma oskan öelda, võrkpallil on kõik kontrolli all, et nagu siin viimastel päevadel uudised ka on läbi jooksnud ja täpselt samamoodi nagu Pärnus aga nagu Kadri ütles, et siin rahval tegelikult võiks olla ka tegemist siin sügisel ja talvel ja siin kevade poole, et üks asi ongi see, et tulge saali võrkpalli ja korvpalli vaatama, et see on kindlasti Pärnus hea. Jaanid on tulekul ja nüüd jaanipäevadel kindlasti süüakse väga palju, siis trenni ei tehta, et oskate teie öelda mõne hea nipi, mida jaanipäeval tegelikult sportlased või siis võrkpallurid tegelikult söövad, et nad siis paksuks ei läheks? No ma arvan, et hea nipp. No jaanipäev on nüüd selline päev, kus tegelikult las see sportlane sööb jaanipäeval, et jõulud on võib-olla selline, kus on nii-öelda saalialadel on need mängud käivad ja siis peab sportlane nagu rohkem vaatama, et eks ta niisugune tavaline sportlase menüü ikka on, et mida rohkem rohelist proteiine liha näol ja nii edasi, et eks ta niisugune tavaline, aga ma arvan, jaanipäeval võiks sportlased süüa küll, et laske korra vabaks ennast. Aga Kadri, kuidas teil on jaanidega, et näiteks mis teie laua peal võiks leida? Liha. Liha? Et jaanipäev ei saa mööduda ilma lihata. Kõiksugused lihad võivad olla, jah? Valdavalt ka šašlõki vormis need lihad peaksid olema jaanipäeval. Aga kuidas teil rohelisega on? Mulle meeldib roheline rohi, aga süüa meeldib värvilisemaid asju rohkem, et roheline ei ole mu vaieldamatu eelistus. Meil on veel natukene aega rääkida Pärnu suvest. Pärnu suvest, aga tegelikult mina tahaks, kui Kadri on juba siin, mina tahaks Kadri käest küsida seda, et Kadri, et mis teeb sind õnnelikuks ja tegelikult mida saad sina teha selle jaoks, et Eesti inimesed oleksid üleüldiselt veel õnnelikumad? See on väga niimoodi seotud küsimus. Tegelikult õnnelikuks teebki õnnelike ja heatujuliste inimestega koos olemine, et see on selline vastastikune energia. Ja nüüd see, et inimesed oleks veel õnnelikumad, et eks tuleb näidata eeskuju sellise positiivse suhtumisega, et vähem virisemist, et mõnel korral võib elu olla raske, aga positiivne ellusuhtumine aitab nendest raskustest üle ja tavaliselt minu lühike elukogemus ütleb küll seda, et peale raskeid hetki on helgemad jälle ees. Kas teie suveplaanid on siis pigem teha tööd või puhata? Mina loodan sellel suvel 1 nädala puhata.
mina praegu puhkan ja töö hakkab varsti, et ei saa päris nii jah, et suvel ainult puhkada. Aga kindlasti on õige koht muidugi Pärnu, kus veeta oma suve. Jah, ja Pärnu jaoks ei ole isegi tervet puhkust vaja, et inimestel on olemas ju, tööinimestel on olemas ka ju nädalavahetused. Aga mina soovin teile omalt poolt imeilusat suve ja aitäh stuudiosse tulemast. Ja Jaane loomulikult tulevasi. Aitäh. Ja, aga spordiga me jätkamegi. Tegelikult Meelis, me käisime siin Pärnus proovimas mõlemad sellist uut spordiala, mida me kumbki tegelikult ei ole varem teinud. Ja mis on Pärnus väga populaarne. Eestis üleüldse populaarsust kogumas kusjuures. Ja meid õpetas üks ülimalt lahe isiksus ise. Ta on väga-väga tuntud inimene. Ma ei arvanud, et tema mängib seda mängu. Mina ka mitte, see oli nii suur üllatus ja ma arvan, see on televaatajatele ka väga positiivne üllatus, nii et lähmegi nüüd vaatame. Hei, suvestuudio on nüüd jõudnud Pärnu siis White Beach golfi raja juurde. Oleme ja me lähme Meelisega golfi mängima. Pole mitte kunagi mänginud. Mina ka ei ole. Ma olen USA-s ühe korra sõitnud selle sama golfiautoga ringi, aga golfi ma pole kunagi mänginud. Aga tead, Meelis, mul on sul üks üllatus. No, räägi. Mis sa arvad, kes meile täna võiks õpetada, kuidas golfi mängida? Ma arvan, see peaks olema mingi eriti professionaalne golfimängija või? No ta võiks olla. Võiks olla või? Ta võiks ikka osata selles mõttes, et me ei oska üldse mitte midagi, et siis tema võiks nagu natuke osata. Aga oskab või? Muidugi oskab, väga hästi oskab. Sa tead teda kusjuures väga hästi. Kindel? Ja ma olen päris kindel. Okei, aga no mulle meeldib, et need üllatusi täis asjad. Nii et lähme vaatame, kes on või? Lähme golfima! Lähme golfima! Noh, saingi riided vahetatud. Vapsee, nii ja nüüd on õige aeg avalikustada, kellega me lähme täna golfi mängima. Trummipõrin! Sepo Seeman! Ja kas me leidsimegi siit väljakult üles Sepo? Tere, Sepo! Tervist! Kaunist naine golfiväljakul. Rõõm teid näha üle öö. Absoluutselt rõõm, Sepo. Mida sa teed siin golfiväljakul? Ma ise ka imestan. Aga sina ja golf, kuidas need kaks asja? Noh, see ongi see, et kas siis koledad inimesed ei või golfi mängida, võivad. Sa võid kepikõndiga teha või joosta ühes või teises suunas. Loomulikult on see kõige normaalsem või loogilisem spordi tegemine. Kui me räägime, ma ei tea, rahast või siis noh, siia tuleb ikkagi veel ka selline eakohane, mitte väga lõhkuv hasart ka juurde. Tahad aina rohkem ja rohkem kogu aeg ja paremaks ja kiiremini ja kaugemale. Ma olen suhteliselt, ma olen nüüd eriti selle golfiga, ma olen aru saanud, ma olen väga halb sportlane, et mulle ju puudub see tapja instinkt või see saavutusvajadus. Tundub, et see on nagu natuke nagu tõusikute ala või et noh, et miks nad siin käivad, aga 4 tundi päikese käes heas seltskonnas, hasart, sport ja liikumine, ma arvan, et see on tore. Ja Sepo, aga tegelikult ma ei tahtnud üldse täna sinuga üldse väga nagu golfist rääkida. Jah. Räägi nüüd tegelikult, mida sa praegu toimetad, kus sa pesitsed, kuidas sul läheb? Mis sa salata? Me teeme ühte hästi toredat lugu Pärnu Jahtklubis. Selle nimeks on Clarissa kirjad. Kas on midagi armastusega seotud? Jah. On jah? Kas see on nagu kurb lugu? See on nii ilus lugu, et see liigutab mägesid ja kui me oleme aeg-ajalt nagu ise hakanud ära unustama või mis on põhitõed ja põhiväärtused või sihik hakkab ujuma, et siis see sätib ilusasti paika. Et meil oli just proov ja kuidagi nagu õigeks läheb asi. Ja see on üks tõesti sündinud lugu 2 inimesest, kes olid 70 aastat lõpuks. Oli siis 70 aastat, on see võimalik? Muidugi, jah. Et nende abielu kestis siis kõiki raskusi ületades ja riigi piire ja riigi kordasid. See on võimas lugu Elmar ja Clarissa Pajo, kuidas ühel hetkel sõda lahutas noored inimesed, kellel oli just sündinud väike laps siin Kilingi-Nõmmes. Ja kuidas siis naine läbi pagulaslaagrite jõudis lõpuks Kanadasse,
teadmatuses, kas keegi on elus, mingit infot ju ei olnud. Mees käis läbi kõik need vangilaagrid ja värgid ja kuidas nad lõpuks siis kokku said. Kõiki asju võib vaadata, aga seda peaks vaatama. Ja nüüd ma saan aru, juulis ja augustis on need Pärnus, kus kohas siis täpsemalt? Jahtklubis 3 nädalavahetusel ja mul on ääretult uhke meel ja mul on väga hea meel, et see asi on nagu kaante vahele saanud ja rahva ette toodud. See on lähimäng, eks? Nii. Sul on vaja saada selle lipuni seal. Noh. Näed, vii aeglaselt üles, aitab ja nüüd. Tubli. No näed, suurepärane putt. Nii rahulikult, hästi rahulikult. Nüüd on see koht, kus näed. Mitte nii rahulikult, Seppo. Ja Seppo Seeman on siis pühendanud oma siin tunnid minule ja ma olen omandanud esimesed oskused teadmised selleks, et olla tulevane profi golfaronja. Ja kui sul on selline treener, siis sinust muidugi kunagi golfarit ei saa. Et sa pead ikkagi ise minema küsima, kui see green card'i kursus algab. Nii, okei, ja siis seda sa ei tea. Näed, siin on treenerid, kes õpetavad. Et mina olen lihtsalt selline natuke umbrohi veel. No jaa, aga see on nagu selle mõtlesid, et see oluline on see seltskond ja see, et on nagu koos tore ja lõbus ja hea ja meil suvestuudios on ikka koos alati kõigiga hea ja nii et meie igatahes jääme siia nüüd Seppoga mängima, nii et kõik tulge, mängige golfi Pärnus igal pool mujal Eestis ja kindlasti ärge unustage minna ja vaadata Seppot näitlemas. Mitte mind, vaid seal on ka Piret Taurimaa, Clarissa kirjad. Tere tulemast. Aitäh! Ja niimoodi me Seppoga siis golfi mängimas käisimegi. Aitäh, Seppo, see oli tõesti nii tore üritus koos Seppoga ja kindlasti soovitan teil kõigil minna vaatama Seppo etendust Clarissa kirjad siin Pärnu jahtklubis. Meelis, ma arvan, et me sinuga kindlasti lähme vaatama. Ja lähme sellepärast, et rääkis seda nii südamega, et sellest tuleb üks kõige vahvam asi üldse, nii et peab minema vaatama, iga teatrisõber kindlasti läheb. Kõik on oodatud, Seppo ootab teid, võtab avasüli vastu, aga kindlasti te olete pannud tähele siin meie suvestuudios, meie suvestuudio torti. Mina esimest korda nägin seda, mul oli lihtsalt vau. Kas see on päris, Meelis? Kes tegi? Selle tegisid Pärnumaalt kohalik naisterahvas Kristel ehk siis Sweet Design Catering tegi meile päris oma suvestuudio tordi, et me saaks tõsiselt tähistada suve algust siin Pärnus. See on söödav, Meelis, see on söödav, saad aru? Ei saa, veel ei saa, pole hambaid külge löönud, aga varsti löön ja kindlasti see maitseb juba siit kaugelt nii hea. Ja, aga nüüd ongi aeg minna vaadata meie koogi seiklust. Suvestuudio on jõudnud paikusele, me oleme Kukeseene tänaval ja Silla külas ja ma ei tea, mis ma siin praegu teen, aga ma tean, et ma kohe astun uksest sisse ja hakkan tegema magusvigureid. Ja Meelis, kuna sina oled ikkagi meil koka andega, siis ilmselgelt ma tõin sind siia Sweet Design Cateringi, et sa saaksid teha oma elu esimesed magusvigurid. See on väga põnev ja lähme vaatame, kas perenaine on ka majas. Vaatame. Ja siis hakkame tegema siis neid magusvigureid, mida ma ei tea, mis need on. Kukeseene tänava proua võtab meid vastu, Kristel. Tere! Tere! Kristel! No tulge tuppa! No lähme sisse. Naised ees, mehed järgi. Nii, aga räägi nüüd täpsemalt, mis asi need magusvigurid on? See on siis tegu mingisuguse magusa asjaga? Ja magusa vigur on, tegelikult see on selline lapsemeelselt lõpus nimetus kõigele magusale, mis on tehtud lõbusaks. Ja, me oleme ka väga lõbus kohas. Ja meil on ka siis magusa vigur võib olla cupcake või võib olla pulgakook või mingisugune pulga otsas küpsis näiteks. Cupcake'id tegin valmis, tegin natuke lõbusamaid ja natuke lihtsamaid, eks? Et saaks seda kaunistada, jah? Ja. Me peame nüüd hakkama tegema neile plaate. Mul on siin üks hästi tore mass ja kõigepealt saab stressiharjutust teha. Et meil on vaja natukene seda mudida. Nii, aga kaua seda siis umbes niimoodi muditakse? Nüüd ta meil peaks olema, kui on ilusti sisse kõik läinud. Siuke 2 minutit, jah? No umbes. 2-3 minutit. Kui on suurem stress, siis võib ka 5 minutit olla. Jaa, siis võib rohkem. Vahepeal mõtlesin, ma vist on lepatriinu. Ja lepatriini ideed oli. Aga kas, kui ma tahan seda nüüd lepatriinu teha, kas ma pean selle nüüd tegema punaseks? See nüüd tee punaseks, jah.
See läheb nüüd siia kuskile peale või? Jah. Ja me oleme oma toredate magusa vigurite juures ja nagu näha, siis siinpool on katsi omad. Näita nüüd. Mul on selline, ma lähenesin siukse ikka kunstilisema... Kas ma võin mõelda, mis see siis on või? Mulle meenutab see uinuvat siis mingit luike, aga miks pärast on nagu roosat värvi. Ma ei tea, miks, tuli nagu abstraktne mõte selline. Inimesed, seda nimetatakse tänapäeval abstraktseks kunstiks ja mina näen siin tegelikult edu võimalusi, ilusat elu. Nii et see on hoopis niimoodi. Mina aga sellegi poolest tegin erinevaid lepatriinusid. Mul miski pärast kohe võttis suvi ja lepatriinud ja minu meelest on see nii nunnu, see on emane lepatriinu, see on vanaisa lepatriinu tegelikult. Need on tema pojapojad siin ja siis nad on siin erinevate lehtede juures ja siis on mingid lillede peal ja on selline suvised cupcake'id. Aga igal juhul väga-väga ilusad. Sul on nagu eriti, sul on, ma ei tea, kuskil muuseum. Aga tuju läks ju paremaks kohe. Jaa, muidugi läks, jah. Ja stress läks ka ära ju. Jah. No võt, näed, millest ma räägin siis? Meil on hea tuju kohe nüüd edasi minna järgmisse kohta. Aga hea. No võt. Aga aitäh sulle ja ma arvan, et oli väga-väga lahe. Aitäh, Kristel. Nüüd on see koht, kus me lööme kokku või? Jaa, cupcake'idega. Eks ole. Meil on hea. Ja tere tulemast tagasi meie suvestuudio otse-eetrisse, nüüd siis suve pealinnast Pärnust ja Kairit Tuhkanen on teinud meil terve eetri aja siin süüa. Ja Kairit, mida sa teed siin? Palun, mis ma siin tegin? Tegelikult täiesti tavaline kandik minu kodus pidude ajal. Olen siia kõik täiesti süsteemitult peale kuhjanud, lihtsalt värvide mäng, ütleme nii, et inimene sööb ikkagi silmadega, on ju. Ja minu lahendus sellisele mõnusale pikniku vormile, miks mitte ka kodusele peole on just see, et mul on siin üks korralik leivapets, mille nagu te näete siis mehisemale mehele, kellel on hea isu, saab ju ka pikkupidu tegelikult viiludeks lõigata. Et siia vahele ma kindlasti teen Meelisele pärast ühe võileiva. Aga ma teen sinule. Teine variant on maisitortilla, mis on väga kasulik. Mul on siin mõnus selline kerge õrna küüslauguga määre. Ütle mulle, mida sa siit kandikult natuke siia vahele tahaksid? Oi, Kairit, ma tahaks näpuga, mul on käed pestud ilusti puhtad. Juustu tahaks kindlasti, eks ole. Hästi palju rohelist, kõike, mis on hästi värviline. Tahan kohe öelda, et väga palju ei saa kõike panna, sellepärast, et paha on süüa pärast, et natukene, aga kõike näitab. Porgandit ma panen seda kindlasti, vaata, kui vägevat ma lõigatud. Oi, kas maasikat saab ka või saa? Siia on kehva natukene panna seda. Tomatit. Chillit paneme, siia paneme värske kurgi sulle. Ühesõnaga kõike, et sa ei ole vali selline. Paneme siit maasingi tükikest ka. No maasingi võib alati. Jaa. Sest need on ehtsad talutooted, kõik on ökovärk. Täpselt nii. Ja ükski Pärnu pikniku võiku ei saa ilma Stefani pitsakastmeta, mille ma käisin ja küsisin, sest see on mu lemmikkaste Pärnus. Ja Stefani on muidugi legendaarne koht Pärnus kindlasti. Te käisime ka täna seal söömas ja soovitan kõigile tulla Pärnusse ja Stefanisse. Hästi lahedad teenindajad on seal alati siuksed sõbralikud. Ja absoluutselt, kes kusjuures vaatavad ka suvestuudiot. Täna tuli just see meile teemaks, kui me käisime seal söömas, aga Kairit on mulle nüüd valmis teinud. No see on siuke burrito, oota ma keeran selle natuke sellise, hoia seda palun. Aga samal ajal, kui sa seda keerad, et räägi nüüd, et sina olid siis jaanipäeval meil nüüd esinemas... Haapsalus, jaa, 23. 23. Haapsalus reedel küll, aga pärast seda ma lähen maale ja teen täitsa tavalise eestlase jaanitule, teen lõkkekartulit. Nii. Ma loodan üle lõkke hakka hüppama, ei tea. Aga jaa, traditsiooniline jaanituli, sinule on siin sinu tortilla ära nüüd niimoodi. Sa pead ühest otsast sööma hakkama seda. Kokk on boss. Nii, nüüd keerame selle siia sisse. No näita nüüd emotsiooni, võta kohe suur amps. Ma praegu, tead, ma ausalt mõtlen praegu selle väiksed, et niimoodi porgandjampsu. Nii. Kas muidu otse-eetris hakkate täissuuga rääkima, oleks väga ebaviisakas. Terve Eesti rahva ees ei maksa seda viga teha mitte kunagi kõigile teadmiseks. Ma panen selle hõrgutava, ma panen selle tallele. Ja ma teen Meelisele siit ikka. Tee Meelisele, kindlasti olete mõelnud, et kuhu on kadunud Meelis. Tegelikult lisaks sellele, et on suurepärane saatejuht, on Meelis ka väga ilus mees. Seda kindlasti. Ja ta on ka väga-väga hea DJ ja ta on sõlminud ka hiljuti Saksamaa ühe kuulsaima plaadifirmaga Kontorekords lepingu ja tal on ka välja tulnud uus
lugu ja siis mina omalt poolt tänan Kairitit, ma tänan kõiki meie stuudiokülalisi, ma tänan seda, et päike on lõpuks Pärnus siiski väljas, meil on väga hea teie kõigiga siin koos olla ja õhtud siin Pärnus jääbki lõpetama Meelis Eskola ja Laura Lii. Juhuu! It's party time! Meelis! Would you lie down here? Let's forget the fear. Let's just start over. Don't leave me alone. Don't leave me. Oh, let's forget the past. I swear our love will last. Our love was endless. What about now? Don't leave me. Oh, let's forget the past. I swear our love will last. Our love was endless. What about now? Don't leave me. Oh, would you lie down here? Let's forget the fear. Let's just start over. Don't leave me alone. Don't leave me alone. Oh, let's forget the past. I swear our love will last. Our love was endless. What about now? Would you lie down here? Let's forget the fear. Let's just start over. Don't leave me alone.
let's forget the fear. Let's just start